videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me oleme rahvale rõõmuks, teisele osale vihastamiseks, kolmandale uudisimu rahuldamiseks, et mida siis nüüd jälle sealt tulema hakkab. Ja eks tuleb imelikke asju, muidugi väga paljud asjad nõuavad ka suuremat tähelepanu, aga ma olen kindel, et kõik need, kes on märganud, et me üldse olemas oleme, on ka tähelepanelikud. Ja eelkõige tänan muidugi kõiki neid, kes on võtnud ja toetanud Nõmme raadio tegevust, sest täna lugesin ilmateadet, kurat külmaks läheb ka, aga peabki minema, meil on õige mitu aasta aega, pole parata. Ja kui läheb külmaks, siis tuleb kütta ja see on niisugune asi, millest meie meedia ei taha hästi kirjutada, mis siis kõik tulema, olema ja nii edasi hakkab. Olge tänatud kõik toetajad, tänu teile. Ei tunne ma ennast sugugi üksi, me oleme kõik koos ja näis, mis saab. Aga täna on stuudios, nagu aimata võib, herr Igor Gräzin ja muidugi on siin lausa kaks võigast võimsat küsimust, mis on hinges. Esimene asi on niisugune süütusiiras, et mis juhtuks, kui iga 3-4 aasta tagant peaksid kõik meil esindatud usulahud või vormid või kuidas neid kutsuda, kandideerima, kes saab siis, no ma ei tea, riigi toetusele või kõik baptistid, jehovistid, mohamedlased, luterlased, budistid, kõik teevad kampaaniat, mis on üks igavesti õudne sõna. No ja teine asi on mõne inimese hingest lausa lahutamatu jalgpall, millest on kujunenud tema isiklik usk. Aga Igor, sõna on sinul. Kaks tähtsat sündmust, tähendab valimised ja jalgpall. Kui sa jalgpalli eraldasid juba, siis hakkame jalgpallist peale. Kõigepealt tuletame meelde, et iga neljapäevane on meil alati see 3 apelsini saade, meenutamaks Eesti teatrirevolutsiooni ja edasi, mida me kõrgesti austame ja loodame, et vaimselt oleme me Ugala teatri 3 apelsini teatri ja Elmo Nüganeni moraalsed järeltulijad ja kui mitte muidu, siis vähemalt nende 3 apelsiniga hoiame Elmo Nüganeni ja tolleaegse Ugala teatri ja Endla teatri traditsioone vaimselt elus. Aga okei, 2 tähtsat sündmus. Sündmus number 1 siis oleks kohalikud valimised ja sündmus number 2 on jalgpall. Aga kui sa ütlesid jalgpalli kõigepealt, räägime siis jalgpallist kõigepealt. Mina ei ole väga suur jalgpallispetsialist. Mul lihtsalt oli noorem poiss kunagi mängis, kui ta oli 8-9-10. Mängis Kotka staadionil, kus praegu on siis FC Flora, minu teada treeninguplats ja nii edasi. Nii et see on enam-vähem kõik, mis ma tean. Ma olen näinud neid lapsevanemaid, kes poistele kaasa elavad ja mida iganes. Niisiis jalgpall. Tegelikult ütleme niimoodi, et võtame seda asja nii nagu ta on. Üle eile saavutas Eesti jalgpallikoondise häbi tegelikult järgmise taseme või järgmise lae. Ehk nagu öeldakse, lõi põhja alt ära, enam madalamale lihtsalt ei ole enam kusagile võimalik laskuda. Eesti koondis mängis koduväraval, oluline eelis, ja ta mängis meeskonnaga, kellega tegelikult oleks Eesti koondis võinud koosneda, ütleme 5 või 6 mängijast 11 vastu ja ta oleks pidanud ka siis võitma. Ta mängis Moldovaga. Moldova mängis enam-vähem tublisti, Eesti koondis pool kogemata lõi 1 värava, edasi lõid Moldova ka 1 värava ja see koht, kus pidi tulema kindel võit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 Eestile
selgub, et Eesti koondis ei ole võimeline mängima. Ma ei kujuta ette, ka tähendab, mida see siis tegelikult tähendab, et Eesti jalkakoondis siis ma ei tea, no kas ta hakkab mängima Tartu laste spordikooliga või see noortemeeskond ja suhteliselt alaealiste poiste meeskond Tammeka või see. Tähendab, ma arvan, et Eesti koondisele teeb ära praktiliselt iga enam-vähem koos käiv Eesti klubi meeskond, kes harjutab 2 korda nädalas õhtul vabast ajast. Tähendab see 1-1, mis viigina oli lihtsalt kõrvu lukustavalt piinlik. Tähendab see on siuke, et häbi otsa ei ole, seal oleks pidanud tulema hoopis teistsugune. Ja kõige põlim lugu oli tegelikult see, et eriti mängu teisel poolel oli Moldova lihtsalt aktiivsem. Nad mängisid lihtsalt objektiivselt võttes paremini. Sellel, kui Eesti koondise vennad vaatasid üle õla, et mis siin toimub ja nii edasi ja tulemus sisuliselt ei olnud. Aga siin on üks huvitav fenomen, mis ma märkasin, on see, et Eesti läbikukkunud jalgpallikoondis tingib selle olukorra, kus kukuvad läbi ka jalgpallikommentaatorid. Ehk teiste sõnadega tähendab ETV2, kes seda otse ülekannet Lillekülas tegi, need kommentaatorid ei osanud jalgpalli kommenteerida, mis on järgmine tase. Väga lihtne näide, et kui see peaks olema kellelgi YouTube'is või kuskil talletatud, siis lihtsalt kuulake 5 minutit Eesti televisiooniga jalgpalli kommentaatoreid ja te märkate, et nad ei oska öelda mitte ainsamatki sõna killukest Moldova mängijate kohta. Tähendab, esiteks nad ei oska hääldada, siis nad oskasid kuidagi nimetada 2-3 nime ja sellega oli lugu lõppenud. Aga see koht, kus näiteks Moldova kesktormaja kohta ja nii edasi oleks pidanud rääkima, mis on temal terveid poeeme, kus ta mänginud on, mis ta teinud on, mis tema tugevused on ta vasakujalaline muide oligi ja nii edasi. Kommentaatorid ei kommenteeri seda. Nad isegi ei ütle nime, kui Moldova ja nad kunagi ei öelnud seda, et Moldova oli palli endale saanud, vaid ta lihtsalt, nad ütlesid, et eestlased kaotasid palli ära. Jutt või asi. Tähendab teiste sõnadega igasugune kommentaar mängu joonise kohta puudus 100%, mis mind kui mitte jalgpallispetsialist ikkagi häiris hirmsal moel. Ja siis oli muidugi üks omaette point oli see, kus muidu hästi tubli tüdruk nagu Tanna Süvari, kes on ise ka jalgpalli mänginud, naiste jalgpalli kunagi omal ajal. Kui tema siis tegi intervjuu, kui ma ei eksi, kellegagi mängijatest, kui ma eksis, oli kesktormaja, kui jumal ma ei mäleta seda nime. Ja ta esitas täiesti vapustava küsimuse. Kuidas me hindame seda mängu või kuidas me vaatame seda mängu, kui me jätame tulemuse kõrvale? Halloo, jalgpalli mängitakse ju tulemuse nimel ja tulemus on see, mida ei ole võimalik kõrvale jätta, eriti kui on tegemist häbiväärse tulemusega. Ja eks ta proovis võib-olla ka selle õnnetu intervjueeritava käest kuidagi küsida, et umbes midagi taolist, et Eesti jalgpallurid mängisid ikka ei ole kihvtilt ja see nii edasi. Mis ma selle peale ütlen, ei mänginud kihvtilt üldse. Ja selle kiituse norimine kellegi käest, see on täielik absurd. Midagi samasugust suurt jama olen ma kohanud Ameerikas. Nimelt Ameerikas, see oli nüüd mu vanem poeg omal ajal, hakkas 7-8-9 aastaselt Ameerikas mängima jäähokit. Ja lapsed mängivad seal jäähokit täpselt nagu täiskasvanud, samad kaitsmed, värgid, kõik nii edasi, nii edasi. Nii, ja mina kui lapsevanem siis pidin minema pärast riietusruumi seal poisi asjad ära võtma ja aitama tal midagi sellest selga panna ja nii edasi. Ja ma siis kuulsin, kuidas meie jäähoki treener, meeskond oli Stanley Clark, Stanley Clarki jalgrada, see jäähoki treener hakkas siis poistele, nendele 90-aastastele nii edasi, hakkas räägima, great game, suurepärane mäng, you did wonderful, sa tegid kõik suurepärased ja nii edasi, nii edasi. Ja siukest iba jooksis kuskil 2-3 minutit, kui suured ja head nad on ja nii edasi. Ja nad vihastasid mu ikka parasjagu nii palju välja, et kui juba lapsed olid ära läinud ja me jäime treeneriga riideruumi kahekesi, siis ma enda arvates väga vihaselt ütlesin, et sir, kas te muuhulgas ei märganud, et meie meeskond kaotas.
et kui te räägite, kui suurepärane mäng see oli ja nii edasi, siis noh, mis siin suurepärast on, kui nad kaotasid. Ja kas siis tõesti, ja see on see ameeriklaste arusaam, et iga hinna eest tuleb kiita. Et muidu inimene on psüühiliselt, tunneb ennast halvasti ja nii edasi. Ja kui meeskond, kes kaotab, tunneb ennast psüühiliselt hästi, siis ta jääbki viletsaks elu lõpuni. Ja kui nendele 10-aastasele tatninadele öelda, et poisid, et see on nüüd jama, mis te tegite, et ei osanud seda, teist, kolmandat ja me peame seda harjutama, et oda tegema nii edasi, siis neist võib kunagi midagi saada. Aga meil nüüd siis on Eesti jalgpalliga, me oleme jõudnud siis sellele samale Ameerika, ma ei tea, mis asja, Ameerika jama tasemele, kus nüüd antud juhul jalgpallurid ei ole süüdi, vaid süüdi oli reporter Sääd Süvari, kes hakkas meelitama, et hea küll, et jätame tulemuse kõrvale, aga kuidas muidu oli? Mis muidu olemine, mis tähtsus sellel on, kui on kaotatud sisuliselt, hea küll viikaga, mis on kaotusega võrdne. Kui pärast siukest jama mängu me hakkame rääkima, et oi, aga joonis oli väga hea ja paremad servad ikka see ja siis väravad Hein, et oi issand, kui hästi ta võttis ja kõik seda. Hein laskiks muidu ühe värava sisse asja eest teist taha, milleks puudus igasugune põhjus. Ja võt sellise psühholoogiaga ma arvan, et tähendab, meil on esiteks jalgpall põhjas ja teine asi, meil on ka jalgpalli kommentaatorid põhjas. Nüüd järgmine mäng tuleb Norraga ja eks siis tulevik näitab. Ja muidugi üks reaalne tulemus oli ka see, et nii imelikkusega ei ole see mäng, mida tuli võita ja mida ei võidetud. Seda tulid vaatama inimesi 4900 väikeste kopikatega ehk teiste sõnadega. Lilleküla staadion oli praktiliselt tühi. Tähendab, istuti 2,5 tribüünidel seal keskväljaku juures, aga otsa juures ja ärate juures sisuliselt mitte kedagi ei olnud. Ja kui me nüüd räägime nendest jalgpalli asjadest edasi, siis võib-olla siit väike sujuv üleminek jalgpallipoliitika juurde. Teema, mida me oleme nimetanud, on Aivar Pohlak. Tähendab, inimene, kelle issand abiga on jalgpallist enam-vähem on midagi Eestis juhtuma hakanud, aga kes viimaste aastate jooksul on tegelikult astunud samm-sammult selles suunas, et Eesti jalgpall põhja käiks. Ja kõige hullem on see, et nüüd on ta jälle jalgpalliliidu seal president, aga milles president ei pea ise mööda platsi ringi jooksma ja palli tagaema, see oli presidendi ülesanne. Küll aga peab ta tekitama sellise olukorra, kus meie jalgpallikoondisel on enam-vähem normaalne järelkasv. Tähendab just nimelt need 10-11-aastased poisid, siis hiljem noored U16 ja nii edasi. Võt see on jalgpalliliidu presidendi ülesanne. Aga see, mida me nüüd kadunud teisipäeval nägime, on lihtsalt muster näide sellest, et viimaste aastate jooksul meil ei olegi tegelikult jalgpalli järelkasvu sisuliselt ju olnud. Tähendab, üksikud vennad käivad läänes mängimas ja nii edasi, aga see ei tee Eesti koondisest veel normaalset koondist. Ja ega siis jalgpallikoondise treener ka imet ei saa teha, kui talle lihtsalt, niimoodi, kui talle tuleb kätte niisugune materjal, nagu see täna tuleb. Ja niisugune materjal tuleb tänu Aivar Pohlakule, kes tegelikult ei ole tegelenud jalgpalli kui niisuguse sellise tervikuga juba aastaid. Mind ei olnud siis Eestis, aga inimesed rääkisid, et Pohlak on ikka siuke tubli mees. Võib-olla ongi. See tähendab, ta enam tubli muidugi ei ole kaugeltki, tähendab, Pohlak on meie katastroofide arhitekt. Aga ta vähemalt vanasti oli. Ta oli selles mõttes, et jalgpallinõukogude korra viljad saavates tingimustes oli üldiselt oli vankade ehk venelaste ehk tiblane mäng. Sest nõukogude kesktelevisioon, eks ole, see kõige tähtsam televisioon, kandis üle ikka väga olulisi jalgpallimänge, neid oli ikka mitu korda nädalas. Ja kui me meenutame neid ka see nõukogude aegseid meeskondi nagu näiteks Tbilisi Dünamo, Kiievi Dünamo, Leningradi Krõlja Sovetov, Moskva Spartak, CSKA ehk Armee keskspordiklubi, matsid ikka oskasid mängida küll, ega midagi öelda ei ole. Aga ega sinna eestlastel asja ei olnud. Ja loomulikult, sest Eesti tase oli niivõrd madal.
ja noh, täiesti loomulikult oli see, et Eesti meistrivõistlusel mängisid üldiselt noh, enam-vähem noh, ikkagi venelased. Noh, Kohtla-Järve Šahtjoor või Kohtla-Järve põlevkivi kaevandus, siis Tartu katseremondi tehase, kes nad seal kõik olid. Need olid põhimõtteliselt ikkagi venelasi täis. Ja selle tõttu oli jalgpalli nagu selline natuke hapuvõitu või selline vilets maik eestlaste hulgas. Eestlased tahtsid ikka vaadata võrkpalli ja korvpalli ja nii edasi. Kusjuures, kui keegi nüüd ütleb, et no jah, et professionaalne jalgpall, et kas teda siis oli või ei olnud, vastus on jah, oli. Jalgpall Eesti tingimustes oligi elukutseline. Ma arvan, et igal pool armee keskspordiklubi nagunii, sest need on ohvitserid, aga tegelikult ikkagi teised. Noh, see samagi Leningradi Krõilja Sovetov tegelikult oli siis õhujõudude ja tsiviillennunduse ministeeriumi no siuke ühine noh, lendurite meeskond või siis noh, Sverdlovski Uralmaš. Uralmaš teeb nimelt tuumarakette ja tanke. Oli siis üks selliseid kõvemaid meeskondi ja nii edasi. Ja ma mäletan väga hästi seda, see on nüüd küll hokist see näide, aga ma arvan, et see käis ka jalgpalli kohta. Tähendab, see oli Tartu Dünamo tol korral ehitatav, rajatav spordikompleks, kus mängiti ka jäähokit, seal kus praegu on tenniseväljak. Ja inimesed käisid seal ikka seda vaatamas. Noh, tol korral muidugi mängiti hoopis teistmoodi, ei olnud seal ei kiivreid ega mitte midagi. Ja kogu see pull, noh, see noh, oli. Ja ma mäletan, et see saada Tartu katseremondi teha see hokimeeskond, mitte jalgpallimeeskond, hokimeeskond, siis noh, vaheajal ei olnud ju ka õieti kuskile minna, sest korralikke riietusruume ei olnud. Ja vaheaeg tähendas seda, et lihtsalt kogu meeskond tuli ühe värava taha kokku ja treener üle selle porte siis noh, rääkis nendega ja mina seisin seal kuskil sama lähedal, kui siis treener käratas, et kui te nüüd 3 väravat ei löö ja kui te nüüd kaotate, siis lähete järgmine nädal tööle sinna, kuhu te vormistatud olete. Ehk nad olid kõik ju kirjade järgi tööraamatu olid, kes oli Treial ja Luksepp ja nii edasi ja nad ei teinud tööd üldse. Aga kõige raskem karistus hokimeestel oli see, et nad peavad järgmine nädal minema tööle. No millest ma kuidagi õrnalt järeldan, et ma kardan, et jalgpallis võis see olukord olla sama. Võib-olla ainus tõeliselt sümpaatne Eesti meeskond oli tol korral oli Tartu Dünamo ja siis Raul või Rudolf, ma ei mäleta, Rätsep oli Eesti kõige kõvem väravavaht ja oli ka, ta oli muide siuke noh, Eesti Jašin. Noh, keda ikka andis vaadata. Muidugi ta laskis ühe mängu jooksul 5, 6, 7 palli lahti, aga väravaht ei saa üksi mängida, kui tal kaitsed ja poolkaitsed ees ei ole. Nii et võt niisugune värk on meil. Niisugune värk on väga kihvt värk ja kui ma nüüd võtan sinu jutu ja panen ta ühte suurde kasti, siis see koosneb 2 poolest. See ajalooline värk kirjeldab hoopis teisi ühiskondlikke tingimusi ja hoopis omalaadsemat, no mõneti võiks nimetada sektantlust, kus massisport on rahva tervis ja tippsport ka siin Leningradi või see armee keskspordiklubi, see on riigi poliitika. Meil näeme täpselt seda sama. Sinu kirjelduse algus. Must see näide, ma lihtsalt jätkalt kohe, see on armee keskspordiklubi, must puhtalt prestiiži küsimus. Jah, ja siin on see, et meie poolne näide. See esimene mõte, mis mul tuli, oli, et spordikommentaatorid valmistusid, võib-olla lugesid ka tekste, mida esitada ja nii edasi. See on mu fantaasia, haigevõitu fantaasia. Nad valmistusid kommenteerima avalikku hukkamist. Aga kurat Timukas lõi mööda. Ja Kirves läks pakku ja võib-olla veel kõveraks ka ja no kuule Timukas, kiida nüüd oma graatsilist hoovõttu. Ja siin taga on veel üks asi.
meil on väga paljud sektorid, kui niimoodi võib öelda, üles ehitatud propagandale. Meie sportlane läheb, tal on jalalihased nii jämedad, kaela ümbermõõt on rohkem kui kellelgi teisel. Tema peab võitma, me ootame kõik seda ja jälle pärses. Ja mis juhtub? Vaene sportlane ei suutnud ületada iseennast ja kaotas, see on talle tegelikult paras trauma. Muidugi iseendaga võistlemine on ka üks keberniit, sellepärast et kui sa võidad oma eelmist tulemust, siis sinu hinge või alateadvusse jääb, et aga ma ju kaotasin endale. See teine mina suutis veel paremini, aga üldiselt jah, meil on väga palju asju üles ehitatud ehedale propagandale, kas või ma puudutan siin siukest kohta võib-olla, mida ei ole eriti koššer puudutada, see on sõda Ukrainas, kus Jummal hoia, Venemaa on 2022. aastast saadik ülehomme või ülehomme kokku varisenud, mehed on otsas, raketid on otsas ja need kurat eile õhtul lasti jälle Kiiev pimedaks ja ma ei tea, mis sest edasi sai. Me ei saa minna niimoodi, et iga mingisuguse sektori president üritab oma sektoris ehk siis oma katlanurgas keeta hirm rammusat suppi ja sellega päästa kogu Eesti. Siin oleks vaja natukene kainemat mõistust. Ma oletan, et see võiks nii olla. Jah, ei muidugi. Siin on muidugi üks nüanss veel, et tähendab, see võib-olla on tõesti ka poolakule tuleb tänu öelda või vähemalt jalgpalliliidule ja nii edasi. Ma ei tea, nii palju, kui sa oled Euroopas või USAs ringi sõitnud, kui antud juhul mingis linnas on olemas selline firma meeskond, tähendab see, kes esindab kogu seda linna ja see, siis on tavaliselt mitu poodi, kus müüakse selle meeskonna nänni. Ütleme, kui me räägime näiteks võib-olla Manchester United, siis MU, need särgid ja dressipluusid ja kõik need kogu see värk, põlvikud ja mida iganes on müügil ja seda saavad poisid. Sealt muide need vormid tulevadki, mida me pärast tribüünidel näeme. Või Müncheni Bayern näiteks, see sama asi, lähed sinna, ongi kõik need värvid seal niimoodi olnud. Ja see nagu, sellel on oma sotsiaalne väärtus. Ma ütleksin nii, et see mingil määralgi liidab kogukonda. Ja selles osas ma arvan, et Eesti jalgpalliliit on saanud oma asjadega korralikult hakkama, et Eesti särke ja neid on võimalik osta ja tähendab ja põhimõtteliselt nad on ka piisavalt populaarsed ja võib-olla ka meie rahvust ja rahvast mingil määral ühendavadki, et Eesti koondise särke ja asju saab osta. Aga see muidugi viitab sellele, kui tähtis meie jaoks see jalgpall poliitiliselt ja ideoloogiliselt on. Kui me arvestame seda, et need särgid kuuluvad meeskonnale, kes üldiselt peaaegu kunagi mitte midagi ei võida. Aga see on jah siuke laiem tähendus kui sport üksi ja muide ega seda ei olegi naljalt midagi kõrvale panna mõne teisel spordialal, näiteks muidugi kergejõustikul seal või motocross või minu peale Sott Tänak või ükskõik kes, nende särke ja asju ikkagi ei müüda ja nende tähendus Eesti rahvaga selle jaoks on oluliselt väiksem. Ütleme niimoodi, võitev Tänak on Eesti rahvale vähem tähtis kui kaotav Eesti jalgpallikoondis. Aga lõpetades järsku seda teevad, siis ma võib-olla lihtsalt ütleks nii, et mul oleks kohutavalt hea meel, kui see Eesti jalgpallikoondis ühel hetkel ka võitma hakkaks. Aga siis sinna juurde kahtlemata kuulub muide siuke lugu, päev enne seda kuulsat matši esmaspäeval ma jalutasin natukene ringi seoses valimistega ja mul olid valimistega siuke väike korvikene kaasas, mul oli seal oma pilt ja seal pastakad ja kommid ja nii nagu ikka need valimisnännid on ja nii edasi.
ja läksin mina siis ka Lilleküla staadioni juurde siit Kristiine poole pealt. Ja kuna staadioni väravad seal paar tükki olid lahti, telemehed vedasid oma kaableid ja asju sinna. Siis ma sain ka ilusti tribüünile minna ja natuke vaadata, mis staadionil toimub. Aga staadionil toimus Moldova koondise mängueelne treening. Nähtavasti see midagi nii väga salajast ei olnud, aga ma esimest korda nägin, kuidas käib üks treening ja ma vaatasin kuskil seda pool tundi ja see. Aga siis ma tulin ära ja siis nagu jalutasin seal staadioni all ja nii edasi ja Vannul minu juurde tulid 2 jalgpallurit, ühte ma tean näo järgi, teine tutvustas ennast jalgpallurina. Nad ei tulnud koos, üks tuli seal värava juures, teine oli jalutamas sinna sellele harjutusstaadionile ja nad mõlemad esitasid mulle ühe ja selle sama küsimuse. Et ütlegi nüüd see Gräzin, et millal see Pohlak ükskord maha võetakse. Mina ütlesin, aga seda ei saa Tallinna linnavalitsus teha kõige parem tahtmise juures. Ja ma siis küsisin, et kas asi on siis tõesti nii hull ja nii edasi. Nad ütlesid, et asi on tegelikult veel hullem, kui see eemalt välja paistab. Nii et kui Eesti, ma ei tea, koondis, ma ei tea, või tubli meeskonna 2 erinevat jalgpallurit 500 meetriste vahedega esitavad mulle kui poliitikule ühesuguse küsimuse, siis ma arvan, et see olukord ikkagi jalgpalliga on niru. Ja ma ütlen veel kord, kui nüüd Pohlaku asemele peaks tulema selline korralik, selline tubli jalgpallijuht ja nii edasi, siis esimesi tulemusi me näeksime vast võib-olla 5, 6, 7 aasta tagant, sellepärast alustada tuleb. Ja nüüd mitte naljaga pooleks, vaid ikkagi surm tõsiselt tuleb alustada noorte jalgpalliga. See, et 9-10-11 aastased mängivad on juba tubli, sealt edasi 13-14 ja nüüd tegelikult see ka loogiline ei ole, et ütleme 15-aastaseid või 16-aastaseid poisse sageli treenivad lapsevanemad, mitte professionaalsed treenerid, vaid lapsevanem, üks on itimees, teine on rauatööline, 3 on Bolti taksojuht, 4 on see. Ja õhtuti nad on hästi tublid lapsevanemad, võtavad nad oma 2 või poissi või võtavad käekõrvale ja näevad nendega jalgpallitrenni, mis ongi kihvt. Aga see on kuskil mingisugune tase, kust see ülehüppamine enam aset ei leia. Tähendab, kus ka juba väga noortel on vaja tegelikult ikkagi väga professionaalset treeningut. Huvitav on see näiteks, kui Erki Nool, ma ei tea, kas alati või see, aga kui Erki Nool hakkab otsima endale hüppajaid ja kargajaid kuskil juba 9-10 eluaastast peale. Kuidas siis saab nii olla, et jalgpalli professionaalne treening hakkab peale kuskil 15-16 eluaastast, kui ka siis või veel hiljem. Muide nii huvitav, kui see ka ei ole, ma millegi pärast nüüd võib-olla seos selle jalgpalli, mul on tekkinud mingisugused jalgpalli tuttavad. Näiteks üks poiss, kes mängib FC Floras, Flora meeskonnas töötab meil siin ringis turvamehena. Ja see jah, et mis ja kuidas ja see. Nii et ühesõnaga eestlasi kisub selle jalgpalli poole ikka hirmsasti kisub. Ja kui juba see, ütleme see peenar, see põld on juba üles küntud, siin on inimesed, kes tahavad jalgpalli mängida, siis peab nüüd tulema kas agronom või aednik või see, kes hakkab sinna peale midagi ehitama. Ja muidugi, eks meie seal jalgpallišefid seal kiidavad, et oli, et see mängib selles meeskonnas seal Inglismaal ja todeiskus. See ei ole too. Ega selles midagi halba ei ole, et eestlased ükshaaval mängivad erinevates meeskondades. Rahvusteadvuse seisukohalt, see, mis on põhikirjas sees, et rahvus peab ja kultuur peab pühima, selleks ei ole vaja 10 eestlast 10 erinevas maailma tippmeeskonnas mängimas, vaid selleks on vaja ühte 10 satsi siin Eestis, kes mängib kui sats ja kes mängib just, ütleme, kui mingisugune ühtne tervik, kes esindab Eesti rahvast ja Eesti rahvust. Kusjuures lisame siia juurde, mis on muidugi veel puht poliitiliselt tähtis, on see, et me räägime integratsioonist, et venelased ei taha eesti keelt õppida ja ei oska ja ei ole raske ja nii edasi. Järsku ongi raske, kust mina tean, meie räägime ju seda eesti keelt. Aga fakt on see, et paremat integratsiooniprojekti kui jalgpall Eestis tegelikult ei ole olemas, kui ikkagi täiesti kõige kõvem Eesti jalgpallur läbi aegade on puhas venelane Kostja Vassiljev. Mis me siis räägime? Kuigi muidugi
eks teistel aladel ju ka noh, see ujuja, kes meil seal olemas on ja veel mõned, aga tegelikult jalgpall kui meeskond. Kõige hullem lugu on see, ma ei jõudnud seda vaadata, aga ma olen märganud, et meie hokimehed on hakanud oskama mängida ja mängivad minu arvates väga korralikult. No siin hoki puhul on meil see teema, et Eesti hokikoondis ja Eesti hokimeeskond saab endale sellise väetise või väetuse Soomest. Mängides Soome meistrivõistlustel ja nii edasi, Jokerid ja kes seal need kõige kõvemad satsid on. Ühesõnaga, eestlane, kes mängib Soomes, mängib sama hästi ka Eestis, sest noh, me oleme sisuliselt, tegemist on ju Eesti, Soome on üks riik. Kui isegi mitte alati, noh jah, kultuuri mõttes, aga väga tähtis on see, et Eesti ja Soome on üks riik selles mõttes, et sõita on hea, kui noh, pühapäeval mängid Soomes ära, siis esmaspäevast teisipäevalt tuled Eestisse ja kui vaja on, saad koondisega trenni teha ja nii edasi. Nii et saame küll. Jah, siin on muidugi 10 küsimust veel. Kui sa võtad tipu maha, ütleme presidendi või asja spordiliidul, siis võib juhtuda, et sul ei ole tõesti 10 aastat enam neid rahalisi sidemeid, sest eks igasuguste mahavõtmistega kaasneb ka kibestumine ja ühesõnaga sitta kui palju. Teine asi on sport, muidugi see on imetore. Vanasti oli, noh see ei olnud väga vanasti, oli ka niimoodi, et iga suurema asja sponsor oli Tallinna Sadam ja Tallinna Sadam oli parteide sponsor ja kurat teab mille sponsor. No sellega on ka nüüd teistmoodi, aga meil oleks siiski vaja üles ehitada riik. Mitte, et eestlane läheb nautima, et ta on eestlane jalgpallistaadionile ja siis ta näeb, mis tähendab olla eestlane. Ei tähenda. See on lihtsalt üks veidi rammusama rasvaplekiga sektorikene ja ülejäänu on 0. See on nagu pitsa. Vaata, mõneti võib võrrelda, kus üks pool, enam kui pool on ainult tainas ja 12% on siis lihatükikesi ja seenekesi ka. See üks suurem pool on Eestimaa ja see rammusam pool, see on Tallinn. Ei, see kõik kahtlemata on õige. No nüüd me läheme võib-olla jalgpallisse natuke liiga kaugele, aga see tegelikult asi, miks mitte minna, see on üks teema, millest me oleme siin rääkinud ja ma kardan nüüd 2 korda, nii et kes on nüüd seda lugu kuulnud, keeraku raadio kinni ja tulgu veerand tunni pärast tagasi. Ma väidan seda, et ütleme 2, 3, 40 aasta pärast Eesti riigi mõttes ei eksisteeri. Nagu väga paljusid teisigi riike. Jah, kui nii edasi läheb, on sul raudselt õigus. Mingu edasi, kuidas tahes, see on Eesti teema. Sellisel põhjusel, kui me näeme, et näiteks Steve Jobs ja Elon Musk ja kes iganes on need, kes hakkavad maailma reaalselt juhtima ja sellel tasemel üks Ameerika president ei oma tõepoolest väga suurt tähtsust. Õieti, Trump peab tegema seda, mida Elon Musk ja need on nõus heaks kiitma, seal rahu, suhted Hiinaga nii edasi. Ja me näeme ju praegu seda, mis Ameerikas toimub, et Ameerikas on Trump nagu Beagle või Jack Russell Penny, mis on väga lühikese vihma otsas. Tähendab, Trump tõmbleb vasakule ja paremale ja tahab Nobeli preemiat saada ja reguleerib, aitab kaasa sektori järgi ja nii edasi. Ja ta tõmbab neid nii ja nii edasi. Aga ta ei saa mitte midagi päriselt teha. Sellisel põhjusel, et ühel hetkel, kui Trump hakkas tegelema ühesõnaga seal, kus ta hakkas nagu rohkem toetama Ukrainat, millega Elon Musk nõus ei olnud, siis lugu lõppes sellega, et Elon Musk läks minema ja Trumpil läksid 75-80% kõik võimalikud investeeringud vastu taevast. Ei ole üldse mitte mingisugust suurt kunsti, et taastada Ameerikas tsiviilvalitsus, eks ole praegu, mis on seoses eelarve kärbetega ja eelarve defitsiidiga
praegu riiklikud asutused ei tööta, alates seal suur osa Pentagonist, lõpetades need parkide ja zooparkide ja botaanikaaedade teenistujad, rangerid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. No, eks ta hakkab tööle, aga siin on näha, kuidas Trump tõmbleb. Ta püüab midagi teha ja ta püüab näidata, et ta on jõle kõva president ja ta räägib sellest kui kõva president. Ta ei ole. Mitte sellepärast, et ta on nõrk, vaid lihtsalt sellepärast, et aeg on teine. Trump ei oma tähtsust. Tähtsust oma ja nii on kõigi nende teiste asjadega. Tead, kui meie hakkame vaatama, et üle, hea küll, see oli siuke naljalugu, aga iseenesest palju meil puudu jäi nüüd sellest, et Sõõrumaa oleks ja muide praegu kandideeribki Reformierakonna koosseisus. Ühesõnaga, esitame endale veel tegelikult väga lihtsa küsimuse. Kes on Tallinnale tähtsam? Kas Jevgeni Ossinovski või Urmas Sõõrumaa? Vastus on iseenesest mõistetav. Jevgeni Ossinovski selles mõttes ei oma üleüldse mitte mingisugust tähtsust. Kuigi ka Ossinovski käes on piisavalt suured rahad, tänu tema isale ja tegemist on ikkagi miljonär ja sellise purukõva mehega. Aga seda on ikkagi vähe. Sellepärast, et tegelik võim on Sõõrumaa käes, kes on üles ehitanud mitmed kvartalid, ehitab järgmisi asju edasi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Viljandi arengu seisukohalt, ütleme kõige tähtsam arengu, ütleme mootor või siuke arenguvärk, on spa, kusjuures suur ja kõva spa, mida hakkab ehitama Oleg Gross, kes on ja kui ta selle ehitab, see hakkab Viljandisse oma ärisi sinna suuremalt sisse ja nii edasi, me peame öelda, et Oleg Gross on oluliselt tähtsam inimene kui Madis Timpson, kes oli seal linnapea ja nüüd vist ka läheb ära. Ehk teiste sõnadega teadustehnilise progressi seisukohalt on poliitikud tänases mõttes kaotanud oma igasuguse tähenduse. Ja tegelikult, kui me nüüd käime valimas ja nii edasi, siis me peame arvestama sellega, et see on üks viimaseid kordi, kus meil valimised on. Tähendab, ma arvan, et meie sinuga valgus seda muidugi ei näe, aga need, kes on täna 30, 40, 50, need näevad kindlasti, kus 20, 30, 40 aasta pärast meil lihtsalt valimisi, mine tea, võib-olla midagi moodi on, aga igal juhul mitte midagi olulist. Võib arvata, et võib-olla on oluline, et see Tallinna linn ja Tartu linn ja Antsla linn ja Võru linn ja need kohalikud valimised nagu oma tähtsust, sellepärast, et siin nad tegelevad nende kohalike asjadega, millest me kõik aru saame. Aga suures poliitilises plaanis Eesti riik ja täpselt samamoodi nagu USA ja nii edasi, lihtsalt lakkab vaikselt eksisteerimist. Ja see on tegelikult täiesti loogiline areng. Kui me tuletame meelde, et riigid tänapäevases mõttes tekkisid põhimõtteliselt 18. sajandil, see on siis 300 aastat tagasi, 1789, Prantsuse suur revolutsioon ja nii edasi. Ja enne seda elati 3000 aastat või isegi rohkem, kui me vaatame pühakirjas Vana Testamenti. Siis loogiline küsimus, kui meil on 3000 aastat olnud ilma riigita ja meil on riik, oli kõigest 300 aastat ja me näeme, et selle riigiga on tegelikult probleemid, siis on ju lihtsalt väga loogiline eeldada, et 3000 enne oli ilma riigita, nüüd 300 riigiga, siis mingil hetkel pärast on jällegi see olukord, kus riik ei ole, kus ühiskond arenes nagu mühin. Nii et selles mõttes jah, võib-olla tuleme tagasi seesama jalgpalli ja laulupeod ja kõik need on meile nii emotsionaalselt väga tähtsad asjad, aga ma arvan, et me peame endale aru andma, et nad ei ole emotsionaalselt kaugeltki nii tähtsad, ütleme nendele, kes praegu ülikoolis käivad 18, 19, 20 ja võib-olla tõesti selles mõttes on näiteks jalgpall. On jalgpall üks selliseid viimaseid asju, mis meid veel rahvusena liidab ja nii edasi. Muide, ma võin öelda, õpetades inimesi Tallinna ülikoolis juurat ja rahvusvahelist äriõigust ja nii edasi, eks see midagi parata ei ole. Kolmandik seda minu teksti ma pean esitama või terminoloogiat kasutama inglise keeles. Sellepärast eestikeelne terminoloogia, kui ta isegi eksisteerib, ta on niivõrd ebaoluline ja niivõrd ebatäpne, et teda õpetada ei ole mõtet. Kuidas me tegime eesti keelde sõna factoring või forfighting või need täiesti elementaarsed äriõigused ei kuidagi ei. Ja kuidas me tahame teada saada rahvusvaheline mereõigus ja kuidas siin venelased sõidavad oma passuudinatega see, et kuidas on see juriidiliselt reguleeritud.
juriidiliselt reguleerib seda UNCLOS, on United Nation Convention on the Law of Seas. Ja UNCLOS, sellest saab iga normaalne Eesti advokat väga hästi aru. Aga kui me hakkame rääkima merekonventsioonist, siis tekib alati küsimus, kas see on see, kas see on Haag-Visby reeglid või need on Hamburgi reeglid, kes on need. Sa ei saa sellest lihtsalt mitte midagi. Nii et sinna see üleminek on. Ja muide ma ei ole rääkinud ka oma üliõpilast eriti midagi hullu, et kui et eesti keelde ei saa nagu väga hästi aru ja et mida ma pean õppima ja kuidas ja nii edasi. Ise teate, et kui tahate õppida eesti keele ära, aga teie tulevase karjääri seisukohalt teil peab olema väga korralik inglise keel. Ja ma püüan teid inglise keele osas aidata nii palju, kui vähegi võimalik on. Sellepärast, et see ongi ja see ongi see riik, mis meil mingil hetkel siin tekkima hakkab ja kus sa siin nii väga ikka. Vaata, siin on veel küsimused. No näiteks on kõva mees, kes ehitab kvartali, ehitab teise lootuses, et keegi tuleb sinna, hakkab maksma üüri ja hakkab midagi tootma. Aga kui ei tule, teine asi, tuleb mees, kes ehitab linna röögatu suure spa, puhkekeskus, kõik võib-olla jalgpalliväljakud ja ma ei tea, mis asjad veel. Aga mida see toodab peale rekreatsiooni muidugi? See on jälle üks niisugune imeline suund ja võib-olla siin, vaata see on nüüd natukene kaugemalt ja kummalisem näide. Lugesin mina pealkirjade kaudu just niimoodi vaatasin, mis oli, et meie president kutsus kokku Euroopa Liidu presidendid ja tuli neid vist 19 tükki, sest ülejäänud on monarhid. Ja sa ei ütle ju Rootsi kuningale, et kuule, ma kutsun teised ka, tule saa. Ja, nii ongi. Võt see asi, mis alles jääb, võib-olla on tõepoolest see presidendi institutsioon. Tähendab, ka siis, kui riik selles klassikalises mõttes enam ei eksisteeri, jäävad alles inimeste probleemid. Alates sellest, et kuidas saada haridust, kuidas saada tervislikku toitu, kui on mingi COVID või mingisugune käsi, kuidas saada, kust võtta neid vaktsiine ja nii edasi, kuidas seda vaktsineerimist omavahel korraldada. Seda põhiseaduse kohaselt president ei tee, ta võib kuulutada välja, et häda on käes või häda läks üle. Tal on põhimõtteliselt konferentsier ehk kõneisiku funktsioon. Ja see funktsioon ei kao mitte kuskile ja see on tegelikult ainuke väärtuslik funktsioon. Kelle nimel ta rääkima hakkab? Oma peast. Miks ta peab see on arusaamatu, kui me räägime 30-40 aastasest perspektiivist nii edasi, mis jama see on, miks peab keegi kellegi nimel midagi rääkima? Aga mida ta siis üksinda sonib seal? Siis on valesti. Siis ongi valesti. Siis on valitud vale president. Muide, aga ma ütlen veel kord põhimõtteliselt ühesõnaga tegelikult ka see, et likvideerida igasugune esindusdemokraatia. Minu meelest on see väga hea mõte. Ei, ärgu olgu siis presidenti, aga nüüd tekib selline küsimus, väga lihtne. Eesti kõigi aegade kõige parem president oli Toomas Hendrik Ilves. Ja miks? Seepärast sa mäletad, et see oli see periood, meil oli mingisugune tohutu selline rahulolematus ja ving ja nii edasi rahvurgas ja Ilves siis korraldas need ümarlauad ja lõpuks oli see nõupidamine jääkeldris. Võt nii ongi, nii hakkabki riik toimima. Nii pea, kui on mingisugune probleem, ümarlaud, alati leiduvad paar meest, kes need ümarlaud kokku kutsuvad. Aga nüüd on probleem selles, et keegi peaks ju nagu seda asja nagu kergelt juhtima, tähendab mitte riiki, vaid rahva tahet, ütleme, või mis rahva tahet. Keegi kuskil seal nagu võiks olla, kuigi ratsionaalselt võttes muidugi ei ole seda vaja. Aga ma arvan, et see on alles järgmine etapp, esimene etapp on see ja puht juriidiliselt sa pöörasid tähelepanu väga tähtsale asjaolule. Kuninga ja presidendi volitused peavad olema täpselt ühesugused. No siis läheb president ka ju
ma ei tea, pärilikuks oma perekonna kas see on sinu mure või? Ei, mind see absoluutselt ei häiri. Ma ei tahagi osaleda tolle riigi poliitikas, mis tegelikult poliitika ei ole. No ja mis siis? No läheb. Ütleme niimoodi, kui see läheb pärilikuks ja too läheb pärilikuks, mida see minu puhul halvemaks teeb? Valimisi enam ei ole. Jah, just, see on üks olulisemaid asju. Tähendab, kaovad ära ka valimised, see oli just see, mis ma ütlesin 5 minutit tagasi. Et võimalik, et väga paljudele meist, kes on praegu nooremad 25-30, nemad näevad veel seda aega, kui valimised kaovad ära. Ja kui valimised muide olemas on, siis võib valida igasuguseid muid asju. Noh, näiteks võib valida jalgpallikoondise mängijaid. Võib valida Eurovisiooni. No sükst pulli võib igal juhul teha, kui nii. No siis läheb elu täielikult meelelahutuseks, ilmselt toetussummade peale, kontrollitud väljaminekud, noh, mingisuguse elektroonilise rahaga, mida saab piirata juhul, kui sul on liiklustrahv maksmata või ma ei tea, oled teinud midagi halba. No nii, minu jaoks on tähtsad mõningad siuksed väga elementaarsed asjad. Esiteks mul peab olema korter või maja, milles elada. Punkt 1. Saad baraki näiteks, noh, odavam, mugavam, rahvas tahab seda, ümarlaud on tehtud, avanti popolo. No ükskõik. Minu see ei meeldi, aga noh, põhimõtteliselt, mis peab inimesel olema? Peab olema koht, kus elada. Peab olema energia, mida ta peab tarbima alates, noh, minu pärast gaasipliidist ja elektripirnist ja midagi. Oled natukene patune, siis keeratakse sul gaas ka elektrooniliselt kinni, et sa saaksid oma pattudest aru. Ükskõik, aga noh, saad aru, see ei ole nagu üldse mingi teema. Teema võib-olla sa nüüd puudutasid nüüd küll vilksamisi, teema on kuritegevus. Tähendab, politsei kui niisugune peab eksisteerima, seepärast inimene teeb halbu asju. See on kindlasti seal. Aga ühesõnaga, need noh, laias, kas sul pole ükskõik, kes on Tallinna linnapea? Minul on küll. Kui mida vähem võim segab inimest, mida vähem võimu märgatakse, seda parem see võim on ju. Šveitsis ei tea keegi, kes on president. No jah, ega meil peaks olema samamoodi, et sa oled kodanik ainult sellepärast, et kardad, et muidu saad peksa. No kas võigi, jah. Nii et me praegu elame minu arvates sellises huvitavas momendis, sellises huvitaval ajal, kus vanad poliitilised ja sellised struktuurid on kadumas. Väga kadumas, isegi meeleavaldused on kaotanud praktiliselt oma mõtte, need on muutunud abstraktseteks rahva kogunemisteks, keegi ostab peotäie plakateid, jagab need laiali, pärast makstakse osalejatele, noh, niivõrd kuivõrd, minge laiali, plakatid hoidke alles, neid läheb võib-olla 3 kuu pärast uuesti vaja. Me rääkisime veel kord, et tähendab, inimese elu ei koosne ainult töö tegemisest. Ja ta ei koosne ainult ütleme siukesest puhkusest kuskil spaas ja nii edasi. Inimese elu koosneb ka igasugusest muudest tegevustest ja meelelahutustest, mille poolest on ooper Don Giovanni parem kui manifestatsioon Vabaduse väljakul. Nii nagu eelmine kord me rääkisime, et tähendab, mis on tähtsam. Kas laulukoor või kastitäis mürske? Kumba me tahame? Valiku koht mingil määral. Nii et põhimõtteliselt praegu seni ajani, kuni meil see valimisvõimalus on ja seni ajani, kuni meie sotsiaalne struktuur on niisugune, milles valimine on sees, ma väidan, et valima tuleb igal juhul minna. Kuna mina nüüd käisin ka tänaval natukene ringi, ma juba ütlesin, et ma käisin, eks ole, Lilleküla staadionil. See on mingisuguseid oma asjakesi jagamas. Ja siis võib-olla üks asi, mis mind kõige rohkem nagu mingil määral hämmastas ja isegi mingil määral vihastas ja see, et siiski tänavatel ja avalikes kohtades, ütleme seal samas poodides ja kus iganes,
on küllaltki suur mitte, aga ütleme 10% või kuskil on inimesed, kes ütlevad, et nemad valima ei lähe, valimistel pole mitte mingisugust mõtet, keda ka valid ikka läheb asja aina hallemaks ja nii edasi ja üldse tähendab jätta mind rahule. No selle peale ma oskan öelda ainult ühte asja, et juhul kui inimene ütleb, et ta ei vali, siis puudub sellel inimesel ka moraalne õigus valitud institutsioone kritiseerida. Kui ta ei vali Tallinna volikogu ja nii edasi, siis ei ole mingit õigust öelda, et Tallinna linnavolikogu esimees on turakas või linnapea või midagi taolist. See on tegelikult inimese võib-olla see hääl, mille ta annab, on tähtsam talle endale kui sellele valitavale institutsioonile. Kui keegi valib Tallinna volikogusse liikme, siis see valija ise tunneb, et ta on kuidagi Tallinna linnaga ja Tallinna juhtimisega seotud. Aga kui ta ei vali ega midagi tee ja kogu tema ütelda tema loosung on see, et kõik on lollid niikuinii või veel parem, kõik on vargad niikuinii, no siis sellisel juhul okei, kui sulle nüüd Tallinna linna ei meeldi, siis ei meeldigi, no ja ongi kõik, sinule on ükskõik ja Tallinna linnal oled sina ka ükskõik, nii et nii see asi on. Kui ta nendel sinu loetletud, esitletud 2 tingimusel valima ei lähe, kui see on peapõhjus, järelikult talle see meeldib, et on nii ja ühiskond liigub õiges suunas ja nii edasi. Muide, ma ei mäleta, kas me enne kord rääkisime, aga tegelikult üks loosung või siuke lausung, mis on käimas ühes erakonnas, sellel postkaardil, mida nad jagavad, on öeldud, sinu hääl loeb. Vastab tõele, sellepärast, et teatud tingimustel loeb väga paljusid asju üks hääl. Ja ma siin kunagi isegi kirjutasin midagi üles, aga ma tean nüüd vist peast, kus kohas see üks hääl, ei ole siin, üks hääl luges, esiteks ühe häälega hääletati inglise keel riigikeeleks USA-s. Muidu oleks saanud saksa keel. Jah. Siis ühe häälega valiti Saksa rahvussotsialistliku töölispartei esimees Hitler. Variant oleks olnud Gregor Strasser, kelle Hitler mida pärast maha lõi. Aga Strasser oli kindlasti teist tüüpi Saksamaa pooldaja, kes ei oleks olnud nii agressiivne kui Hitler. Ja Strasser oli see nõndanimetatud proletaarse tiiva esindaja. Tema oli ütleme niimoodi, et kui Lenin ja Hitler on üks ja see sama, siis Strasser oli see sama, mis pärast Leninit tuli Trotski. Nii et see oli ka ühe hääle küsimus. Strasseriga oleks teine maailmasõda tõenäoliselt oleks toimunud igal juhul, aga hoopis teistel tingimustel ja see ühe häälega hääletati Austria Saksamaa külge, oleks võinud minna teistmoodi ja hakkas siis Austria Anschluss ja mis asjad veel. Ühe häälega valiti meil olümpiakomitee esimees muide. Ega väga palju hääli Pohlakul ka seal jalgpalliliidus ei ole. Aga võib-olla siis ehk kõige olulisem on see, et Gräzini ühe häälega sai Tallinna linnapeaks Jevgeni Ossinovski. Sellepärast, et muidu olid hääled võrdsed kogu aeg ja siis kutsuti mind lippude alla ja minu see häälekene siis otsustas, nii et Ossinovski võiks natuke rohkem tänulik olla, aga hea küll. Aga see on näide sellest ühes häälest. Ja muide me võime esitada nüüd praegu küsimuse, kas valimine on inimeste määramisel teatavatele postidele üleüldse kõige parem süsteem? Kindlasti mitte. Ja. Geeniust ei valita, ta peab olema. Ta peab olema, tuleb tagasi Elon Musk ja Steve Jobs, eks ole. Nii et
Võt siin on nagu juhtimises on nagu kaks aspekti. Aspekt number 1 on see, kes on populaarne ja aspekt number 2 on see, kes on spetsialist. Auto on katki ja nüüd oleks vaja hakata teda parandama. Kas te lähete nüüd automehaanika töökotta, kus on mehaanikud, kes oskavad autoga midagi teha? Variant 1. Või siis variant 2. Kutsute naabrit samast majast ja sama tänava pealt ja nii edasi. Ja te hakkate hääletama, kuidas autot parandada. Kumb variant siis on parem või veel parem? Kui on vaja pimesool välja lõigata, kas me siis paneme välja lõikama kirurgi või me hakkame siis perega ja ei tea kellega õpetama, kuidas see lõikamine, kus kohast peaks peale hakkama. Ehk teiste sõnadega see valitavus ja valimine ei garanteeri sugugi seda, et me saame selle inimese, kes oleks meile isiklikult ja ühiskonnale tervikuna väga vajalik. Omaette selline fenomen Eestis oli omal ajal Andres Tarandi juhitud nõndanimetatud jõulurahu valitsus. Ja jõulurahu valitsuse sisu või eesmärk oli see, mida me aeg-ajalt ka inimeste käest kuuleme, on see, et on vaja panna spetsialistid, mitte poliitikud, vaid spetsialistid, arstid, mehaanikud, pankurid ja nii edasi, kes seda asja jagavad. Aga probleem selles just ongi, et kui meil istuvad siin üks pankur, üks arst ja üks kooliõpetaja ja nii edasi ja hakkavad kas või seda sama eelarvet jagama ja nii edasi, siis iga üks ajab ju oma isiklikku asja. Arst räägib, et mis mõte on Eesti riigil, kui inimesed surevad ära. Õpetaja ütleb, mis mõte on Eesti riigil, kui need on lollid. Mis mõte on Eesti riigil, kui meil pole raha ja vahendeid ja nii edasi, ütleb pankur. Ja nad kõik istudes koos ühe laua taga ajavad oma eriala asja. Ja muide, selles ei ole otseselt keegi süüdi. Pimedad ja elevant, eks ole. Ei, no aga kujuta nüüd endale ette, et arst istub ja räägib, et meil on meditsiin kehva ja vaja seda teha täiesti olnud. Arstil on ju õigus, sellepärast, et tema näeb neid inimesi, kes on haiglas, surevad ja kes jäävad õigest ravist ilma. Ja ongi probleem, ta näeb seda. Täpselt samamoodi, kui pankur näeb, et tegelikult siin eksisteerib inflatsioonirisk ja meil on kuskil 50% eelarve defitsiit ja tegelikult me saame sisuliselt me devalveerime raha ja nii edasi ja siis jäävad kõik asjad toimimata ja nii edasi. Pankuril on ju õigus. Neil kõigil on omaette õigus. Aga probleem just selles ongi, et me peame tegema nende asjade vahel mingisuguse valiku. Ja me teeme selle valiku, muide, Andres Tarandil oligi see spetsialistide valitsus, pool aastat töötas, polnud täna midagi. Aga nüüd siis kas me tõesti usume, et Elon Musk on võimeline ellu viima mingisuguse väga korraliku tervishoiureformi, mida USA-s tehakse juba 50 aastat ja mis ei kõlba kastis alla tänase päevani. Tähendab USA-s kogu jutule vaatamata normaalne tervishoiusüsteem puutub. Ja ainus, kes seal midagi sellega tegi, seal on ühesõnaga see nõndanimetatud tervishoiuminister, mis on tegelikult täielik jama. Õieti ministeeriumitki ei ole, keda siin EKRE tahtis endale siia kutsuda ja siis ta pahandas, kui siin meie omad olid tema kohta midagi halvasti öelnud ja nii edasi. Ja kuna seal ei ole tegelikult ka mingisugust riiklikku meditsiinipoliitikat, siis seal ongi olukord selline nagu ta on. Ma ei oska, mis ma peaksin siis ütlema, ütleme, seesama õnnetu pimesool operatsioon või midagi siin, $10,000 miinimum, tõenäoliselt rohkem. Haiglast tullakse harva välja arvetega, mis on alla 30-40 000. Makstakse muidugi seal kindlustusvärgid ja nii edasi, aga süsteem iseenesest on vale. Sellepärast, et ongi, et spetsialistid on, aga keegi ei oska riigi kui terviku asju ajada. Ma mõnikord kasutan seda väljendit ka oma poliitilistes asjades, et kujutame ette, et meie oleme nüüd perekond ja meil läks auto katki. Ja nüüd me siis peame otsustama, tähendab, kas me laseme selle auto ära parandada, kas me müüme ta maha ja ostame uue, kas me müüme maha ja üleüldse hakkame elama ilma autota, sest tegelikult me võime puhkusele sõita ju ka rongiga ja bussiga ja nii edasi. Et mida me siis nüüd siit teeme? Selleks nüüd, et langetada otsus, mida teha värskelt ära pandud autoga, selleks ei pea inimene olema mehaanik.
ma ei pea mitte midagi, seal peres on koolilaps, kes on 10-15 aastane, seal on isa, kes on näiteks ajakirjanik ja midagi, ema, kes töötab halastajaõena ja nii edasi. Nemad otsustavad, mis selle vana rüsaga, mis on nüüd ära parandatud, mis selle autoga teha. Müüa, mitte müüa, nii edasi, kõik need variandid. Ja selles mõttes on valitsus ka midagi analoogilist, et tähendab, noh, ühesõnaga on vaja langetada mingisugune otsus, noh, mitte lausa hääletamise teel, aga ühesõnaga mingisugune otsus lähtudes, no ütleme, hinnangutest. Kas meil on piisavalt raha, meil ei ole piisavalt raha, kui meil on raha, siis millises järjekorras ja mida me hakkame ehitama või rajama või kuhu me selle paneme ja nii edasi. Võt seal ja siin on nüüd väärtusotsused ja võt väärtusotsuste pärast ongi praegu need valimised olulised ja veel mõnda aega edaspidi. Aga ühes situatsioonis, kus väärtusotsused on sisuliselt juba valmis langenud ja nii edasi, siis tulevad spetsialistid ja siis kaob riik sellisel kujul, nagu ta praegu on ära, sest ei ole mõtet teda, mis pidavad. Lihtsalt ta lähebki, ta kaobki ära sellepärast, et tal puudub igasugune funktsioon. Aga nüüd muidugi, kui me räägime valimistest ja nendest asjadest, siis see väide, et ma ei lähe ja see kõik ei ole mingit tähtsust ja kõik see. Tegelikult Eesti rahvuse seisukohalt üks siuke väga negatiivne hoiak. Sest see on ühesõnaga see, kes ei lähe valima, ta loobub olemast selles perekonnas, mida kujutab endast riik ja ta keeldub otsustamast nende väärtuste üle, mis seoses riigi eksistentsiga on tekkinud. Muidugi need inimesed, kes täna on 70 ja võib-olla isegi ka 60, kindlasti mäletavad, et niipea kui Eestis tekkisid vabaduse ajal, vabaduse tekkides esimesed vabad valimised, siis oli olukord mitte selles, et keegi ei öelnud, et ma ei lähe valima või ma ei osale valimistel ja nii edasi, vaid siis olid valimisjaoskondade uste taga järjekorrad, kus tuli seista pool tundi või tund, sest kõik tahtsid osaleda valimistel ja seda varianti, et ma ei vali, sisuliselt isegi ei eksisteerinud. Sest enne seda olid olnud see nõukogude valimissüsteem, mis ei olnud valimissüsteem üleüldse, sest seal oli kogu aeg ainult üks kandidaat ja sai hääletada poolt vastu hääletamine või õieti poolt hääletada ei saanudki, sai hääletada ainult vastu, aga see tähendas, et juba, et kui inimene võtab pliiatsi välja ja nii edasi, siis juba kõik NKVD-d ja KGB-d ja teavad, et see nüüd tõmbab selle nime maha. Ja nüüd, kui esimest korda tekkisid vabad valimised, siis see oli nii tähtis meile kõigile, et me läksimegi, me kõik läksimegi valima. Mina tegin seda siis, kui ma elasin siis tol korral juba USA-s, siis olid valimised võimalikult kirjalikult, sa panid sildi ümbrikusse ja saatsid selle Eesti Vabariigi saatkonda Washingtonis ja niimoodi, aga see on see osalemine ja siis ma osalesin ka presidendivalimistel Lennart Meri kasuks ja Arnold Rüütli vastu. Nii et, mul on üks hea tuttav, kes oli omal ajal diplomaat, ma ei tea, mida ta praegu teeb, Peeter Kapten, kes oli kaua aega meie peakonsul Peterburis. Aga tema siuke pikk ja seiklusrikas elu sisaldas veel ühte sellist episoodi, et ta töötas 2 või 3 aastat Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus juures ta töötas getos, kus ümberringi mustanahalised olid ja tema töötas meie mõistes Euronixi tüüpi siukes elektroonikapoes või midagi seal. Sest tema teadis elektroonikast rohkem kui selle poe mustanahaline omanik. Aga ühesõnaga ta elas seal. Ja tema üks jutt, kuidas ta jutustas mulle sellest, et mismoodi oli see, et kui esimest korda Lõuna-Aafrika Vabariigis tekkisid vabad valimised ja põhikandidaat siis tol korral oli kuulus Nelson Mandela, kes pärast sai Nobeli preemia ja igasugused muud asjad, siis oli nii, et aafriklaste järjekorrad valimise ees olid kuskil 500 meetrit kuni 1000 meetrit, sest kõik mustanahalised geto elanikud ja nii edasi tahtsid osaleda valimistel.
ja seal oli ka, kelle vahel valida. Nelson Mandela oli muidugi kõva võitjamees, aga seal oli paar inimest veel. Ja siis seal muide oli ka François Leclerc, kes oli viimane Lõuna-Aafrika Vabariigi valge peaminister. Aga temagi läks kandideerima valimistel lihtsalt sellepärast, et inimestel oleks kelle vahel valida. Ta tegelikult ei teinud endale mingit kampaaniat, sellepärast tema oli see, kes aitas Nelson Mandela võimu juurde ja vabastas ta ja nii edasi. Nii et ühesõnaga ma tahan, et need, kes nüüd aeg-ajalt ikka ütlevad, ma ei lähe valima ja nii edasi. Valimised on mingil ajal olnud väärtus. See on olnud nii tähtis. Et selle nimel tõesti mindi ja sõideti nagu seal Lõuna-Aafrika Vabariigi keisis, sõideti 150-200 kilomeetrit mööda Kettode maid lihtsalt selleks, et jõuda valimisjaoskonnani. Nii et see on omaette väärtus. Ja omaette väärtus see, et ta niimoodi on ka see, et praegu on küllaltki palju hallipassimehi, kes tahavad hääletada ja tegelikult rohkem, kui seda kunagi olnud on. Nii et ütleme selliseid vene orientatsiooniga ja venemeelseid ja nii edasi, neid inimesi on käesolevatel valimistel enneolematult palju. Tähendab need, kes hääletavad Keskerakonna poolt ja kogu selle vene agenda poolt. Ka sellistega olen ma kokku puutunud kohtudes valijatega tänaval ja nii edasi, siin samas Kristiines. Ja ühesõnaga ma saan aru, et nad hääletavad sellepärast, et neil see hääletamine leiab aset viimast korda. Et neilt võetakse see kohalikel omavalitsuse valimistel hääletamise õigus ära. Nüüd on loogiline küsimus, mida jällegi nüüd on eestlased minu käest küsida, miks neile kõigepealt see üldse anti? Why did they get it in the first place? Ja kuna ma olin selle idee üks autoreid, et mitte kodanikele anda hääletusõiguse ja nii edasi, siis oli 89. aasta augustikuus, kui me istusime Valgeranna puhkekodus Pärnumaal, Pärnust 3 kilomeetrit põhja poole, seal oli Erik-Juhan Truuveli, hilisem kantsler, Indrek Koolmeister, pärastine ülemkohtu või riigikohtu kohtunik. Ja siis seal oli veel keegi, igal juhul meid polnud palju. Ja arutasime mingisuguseid põhimõttelisi konstitutsioonilisi küsimusi, et kuna nüüd tuleb see konstitutsiooniline kogu tuleb kokku, et siis mis ettepanekud me sinna teeme ja nii edasi juristidena. Ja võt seal jooksis see idee läbi, et anname valimisvõimaluse nendele mittekodanikele. Ja mis oli siis meie põhiline motiiv? Et anname miks. Ja vastus oli sellepärast, tulebki anda, et kohalike omavalitsuste valimistel lahendatakse kommunaalseid ehk elukondlikke probleeme. Veevärk ei tööta, parkimisplatsil on augud sees, elekter ei töö, lasteaia või laste mänguväljak ei ole puhas. Ja kõik võimalikud seda tüüpi teemad, mis on kohaliku omavalitsuse teemad. Ja nüüd siit järeldub, kohaliku omavalitsuse teemad on ühtviisi olulised kõigile nendele inimestele, kes antud regioonis või antud majas elavad. Selles majas Tammsaare teel, kus mina elasin, enne seal veel mingisugused tükk aega tagasi, seal näiteks, meil oli esiteks mitu venelast oli seal, siis endised ohvitserid muide olid selle allveelaeva peal sõitnud. 2-3 ülisoliidset vene daami, endised hambaarstid. Ja siis üks meie kõige energilisemaid, ütleme selliseid kohaliku maja, selliseid maja vanemaid või maja asjade ajajaid, oli jällegi üks mustanahaline poiss, kes oli 2 meetrit pikk ja mängis, kui ma ei eksi, Kalev Cramost. Ja kuna ta oli kõige energilisem ja nii edasi, siis meie valisime ta maja vanemaks. Ilma, et ta oleks eesti keelt eriti osanud, aga tema oli see, kes korraldas selle, et näiteks Sepikoda korda tehti. Tema korraldas selle, et pandi äärekivi
parkimisplatsi juurde niimoodi, et autod ei sõidaks sinna põõsastesse ja puudesse sisse ja nii edasi. Ja see, et ta ei olnud valgenahaline ja et ta ei olnud eestlane ja et ta ei olnud kuidagi seotud Eesti riigiga kodakondsusega, see ei häirinud meid absoluutselt, sellepärast tema oli see mees, kes asjad joonda. Ja kui mul on valida ikkagi oma maja sees energilise mustanahalise ja täieliku jobu eestlase vahel, no siis on ju selge, et ma valin selle mustanahalise. Ja see oligi nüüd see motiiv, no mida me nägime, et kohaliku omavalitsuses seal puudub selline agenda, mis oleks poliitikaga kuidagi seotud. Vaid see on tavalised inimesed korraldavad oma elu ja oma maja nii nagu nad tahavad ja neil on õigus oma maja elu pärast teha selliseid otsuseid nagu nad tahavad ja see kodakondsus ei oma siin absoluutselt mingit tähtsust. Nii. Aga nüüd enam see loogika, millest ma praegu räägin ja mis on pärit aastast 89, enam ei kehti. Nüüd läksid olud teistsuguseks ja ma ütleksin vasta taevast. No kõige parem näide võib-olla selle kohta on see kuulus pronksiöö, kus tegelikult, eks ole, linna territooriumil, linna heakorda ja linna rahu rikkudes ja nii edasi, tekkis mäss. Ja need inimesed, kes valdavalt olid venelased ja tulid välja ja nii edasi, hakkasid ajama oma poliitilist asja seoses selle pronksi sõduriga. No hullemgi veel, tollane peaminister Andrus Ansip pöördus telefonidel Savisaare poole, keda linnas ei olnud, palvega, et Savisaar tule nüüd linna ja rahusta need oma valijad maha, kes on suures osas venelased ja nii edasi. Et olukord on ikkagi väga ohtlik, et meil on ju väga suured politseijõud väljas ja nii edasi, aga sinu sõna, rahustav sõna oleks äärmiselt vajalik. Ja Savisaar ei tulnud. Ta lihtsalt ei tulnud. Ja ta laskis venelastele mässata täpselt nii palju, kui nad tahtsid. Ja sellest hetkest alates Ansip enam Savisaarega ei suhelnud, sest Savisaar kõige kriitilisemal hetkel appi ei tulnud. No meil on ju kord aastas on see linnapäev, kus ülevalt siis tuleb peaminister, tuleb alla ja surub kätt seal pika jala all, surub kätt linnapeal, peaminister ja linnapea suruvad kätte, siis on see ühtne pealinnapäev ja mis iganes. Ansip enam mitte kunagi sealt ülevalt Toompealt alla ei tulnud. Sellepärast see oli põhimõtte küsimus ja see solvamise küsimus ja sigadus, millega Savisaar hakkama sai, et seda ei olnud võimalik enam tolereerida. Ja sel hetkel tegelikult oli ka minul mitmetel, kes me tookord tegime oma neid põhikirja või konstitutsiooni projekte. Meil oli ikkagi see moment ka ikkagi sees, et seda enam taluda ei saa. Igasugustel halli ja muude passimeestel on vaja valimisõigus ära võtta. Vaadake, nüüd siis läks 25 ja 26 aastat aega enne see, kui meie ettepanek läks asja ette. Ja teine kord, kus toimus analoogiline, kus kohalik omavalitsus muutus poliitiliseks. See teine kord oli praegu see Narva tanki küsimus. Igal juhul ei ole see kohaliku omavalitsuse või kohalike elanike asi seda tanki hoida seal ja nii edasi. Ja kuna selle tanki ümber hakkas toimuma igasuguseid jamasid, kõiki neid lilleviimisi ja muid asju ja käimas oli ju veel ka sõda ja nii edasi, siis on ka täiesti selge, et Narvas, praeguses Narvas, võib-olla isegi ka praeguses Tallinnas, ei tohi mitte eestlastele enam hääletusõigust anda. Ma loodan, et ma nüüd selgitasin ära, kust see tuli ja kuidas see mõeldud oli. See oli mõeldud, kõik elanikud võivad hääletada ja nii kohalike omavalitsuslikke asju. Ootamatult ja ebatavaliselt muutusid kohalikud omavalitsused poliitilisteks. Muide eriti kui praegu veel vaadata, mis see on. Tehakse selles õnnetus Lasnamäel ja nii edasi. Ja nii siis ongi.
see kohaliku omavalitsuse ilus idee, nagu see oli, kadus ära. Või noh, ühesõnaga kaob ära ja see ongi, kõik on õige. No kui me nendest asjadest räägime veel, siis tekib veel üks poliitiline probleem, mis tekib, tähendab on olnud. Aga mida me siis peaksime nagu teadma ja meelde tuletama, on see kurikuulus Nevski katedraali ja Vene kiriku idee. Seda enam, et just sellel nädalal läks Karis selle seaduse protestimisega Riigikogusse. Tuletan lühidalt meelde, milles asi. Karis leiab, ja võt see on, kuidas asjad juhtuvad. Karis leiab samamoodi, tähendab, õieti nad on kahekesi seal nagu kambas, on Karis ja EKRE, kes leiavad, et igasugune piirang Nevski katedraali ja Vene õigeusu kirikule on demokraatia vastane. Ja õieti isegi mitte demokraatia, vaid ta on, ütleme, Eesti põhiseaduse vastane. Sest Eesti põhiseadus kusagil ei ütle, et Nevski katedraali või Vene Moskva õigeusu kiriku, et neid pole õigust Eestis olla. Või nad tuleks nagu kinni panna, mis tegelikult täiesti loogiline. Et see on põhiseaduse vastane, see on demokraatia vastane, ja mis iganes. Mul on selle tarbeks isegi vastav raamat kaasa võetud 48. Tähendab, millele siis president ja need EKRE poisid vihjavad. Piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud. Karis ja EKRE leiavad, et seda vaja ei ole. Seda piirangut las see katedraal seal Toompeal laamendab nii palju, kui nad tahavad. Siis keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutusele või on nad vastuolus kriminaalvastutus sätestavate seadustega. Eeldame siis, et nood siis nagu ei ole Eesti põhiseadusliku korra vastased. Ja nüüd kõige olulisem lause. Riigi kirikut ei ole, see on siis paragrahv 40. Kui nüüd Karis ütleb, et kuna meil riigi kirikut ei ole ja nii edasi, siis Vene Nevski katedraalil ja kogu sellel kambal on õigus eksistentsile. Aga see nüüd on kapitaalselt vale, tähendab, Karis paneb puusse, Mart Helme paneb puusse ja nii edasi. Sellepärast, et riigi kirikut ei ole see fraas, las kuuled nüüd mõtleda, riigi kirikut ei ole. Aga seal ei ole kusagil öeldud, et Eesti riigi kirikut ei ole. Seda ei ole, on lihtsalt riigi kirikut ei ole. See tähendab seda, et Eestis ei tohi olla, ei tohi olla mis tahes riigi kirikut. Kas me tohib olla Venemaa riigi kirik või ei tohi? Läheme veel edasi, kui me tõlgendame seda nii kitsalt nagu Karis ja see, siis ühel hetkel tekib küsimus, aga kas meil ei tohi ka mošeesid olla? Või vastupidi, meil võivad olla mošeed nii palju, kui nad tahavad. See on riigi kirik, eks ole, aga mis me siis nüüd otsustame siin juures? On üks erand, kus me lubame riigi kirikut. Aga see on erand, mis on seotud traditsioonide ja ajalooga. See on Vatikan. Katoliku kirik on osa Vatikanist. Vatikan on vastavalt rahvusvahelisele õigusele riik. Ja teoreetiliselt, kui me paneme kinni või peaksime kinni panema Moskva patriarhaadi kiriku, siis aga mis me siis teeme katoliku kirikuga? Minu vastus selle on niimoodi, katoliku kirik on siin olnud 800 aastat ja tema positsioon suhtes oma riigiga, Vatikaniga, on 800 aasta jooksul paika pandud. Seal on üks vahepealne periood olnud, kus oli kirikulõhe, kus oli mitu paavsti.
teine paavst oli Avignonis. aga seegi on 600 aastat tagasi, millest me räägime. nii et kui nüüd Karis viitsiks mõelda ja Martin Helme viitsiks mõelda, siis nad leiaksid, et seesama lause riigikirikut ei ole, tegelikult katabki ära selle juhtumi Nevski katedraaliga, kus on see juba puhtal kujul öeldud. Ja muide igasugused jutud selle kohta, oi, et siis õigeusu kirik kaob ära ja õigeusk ja nii edasi. Ei kaonud kuskile. Nad jäävad igal pool alles. Sellepärast, et on olemas terve rida ju normaalseid õigeusu kirikuid, mis alluvad Konstantinopolile või siis vana Bütsantsi seisukohad Konstantinopolist tänase nimega Istanbul. Üks väike sümpaatne armas puukirik on Olümpia hotelli vastas, on normaalne. Siis puukirik, mis on selle Tallinna maailmakaubanduskeskuse VTC vastas sinna Sadamaa pool. Nii et neid oli ikka veel ja veel ja nii et kui inimesed tahavad uskuda ja siis lasku käia. Kuigi muidugi selle Nevski katedraali puhul kerkib üles järgmine küsimus. Ma ei taha, et kedagi teist sellest süüdistatakse, ma ütlen, et ma räägin sellest iseenda nimel. Kerkib see sama probleem, mis oli üleval 1928. aastal ja teema, mida arendas Eesti sõjaväe kindralstaab Üle-Mikolai Rek. See, et Nevski katedraal Toompeal tuleks buldooseriga maha tõmmata. Sellepärast, et tal ei ole mitte mingisugust kunstilist väärtust, arhitektuurilist väärtust, tavaline kits nagu ta on. Ja see, mis seal sees tehakse, ei ole jumala teenimine. Tähendab need venelased, kes lähevad Nevski katedraali, palvetavad ja kellele antakse patud andeks ja nii edasi. Nendele tegelikult me peaks ütlema seda, et poisid, et ärge pingutage. See on see koht, kus te patte andeks ei saa. Ja see on see koht, kus armulaud ei kehti. Sellepärast, et see on ebakirik. Kui te tahate ja õiguskult, palun siin on te siin. Omaette küsimus natukene, kus olukord on veidi teistsugune on seoses selle Pühtitsa kloostriga. Aga seal on jällegi tähendab, nii ja naa, need nunnakesed, eks nemad ole ka Putini omad, aga nad on kuidagi mõistlikud ja viisakad ja nii edasi, aga muidugi me oleme jõudnud oma jäljega ikkagi sinnamaale, kus küsimus sellest, mis saab õigeusust. Näiteks pisikene koht on ju Muhumaa. Muhumaal elab umbes 2000 inimest. Muhumaal on üks luteriusu kirik, Katariina kirik ja Muhumaal on 2 õigeusu kirik. Ja kõik on jälle hästi. See lihtsal põhjusel, et need 2 õigeusu kirikut on need normaalsed, need Konstantinopoli omad, kellel pole nendega mitte mingit pistmist. Omaette teema on muidugi vene vanausulised Peipsi ääres, kellele üldiselt ei lähe korda ei see õigeusu kirik ega teine õigeusu kirik. Ja üks asi, mis muidugi vene õigeusulistel, vanausulistel tähtis on, neile käib närvidele sisuliselt see igasugune puhas õigus, kes viitsib lugeda kui Vahur Afanasjevi raamatut Serafima ja Bogdan, kus kogu see story on see paks raamat umbes nagu Tammsaare tõde ja õigus. Nemad ajavad üldse oma asja. Ja nende jaoks on olemas üks abitsat tõde. Kõik, mis Moskva poolt tuleb, ükskõik mis asi, partei kongress või Moskvas tehtud seal mingisugused korraldused seal hariduses, ükskõik mida. Ühesõnaga kõik, mis Moskva poolt ka ei tule, on suur pask. Mul on siuke kõva tunne, et nad on radikaalsemad kui eestlased, sest vene vanausulised muide olid need, kes sõdisid ka Eesti vabadussõjas, nii et see on siuke omaette lugu. Vot nii on meil siis valimiste asjade ja sellega. Ole tänatud, Igor Gräzin.
olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.